Tere, mina olen Hanna ja täna me oleme juba 19. osa juures. Ja täna me räägime sellest, kui Jumal manitseb. Kirjakoht on 2. Saamueli raamatust peatükk 12 ja salmid 5-7. Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile: nii tõesti, kui Issand elab, mees, kes ta tegi, on surmalaps ja ta peab ute talle tasuma 4-kordselt, sellepärast, et ta tegi nõnda ega halastanud. Aga Naatan ütles Taavetile: see mees oled sina. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks ja mina olen sind päästnud Sauli käest. Ja loeme ka 2. Saamueli peatüki 12, salmi 13. Siis ütles Taavet Naatanile: mina olen pattu teinud Issanda vastu. Ja Naatan ütles Taavetile: Issand on juba su patu sulle andeks andnud, sa ei sure. Ja selgitame seda natukene lahti, seda teemat ka. Ma ei tea, kas mõni teist mäletab märkusi, mida õpetaja päevikusse kirjutas. Punasega. See oli ikka päris hull, kui sa päevikusse märkuse said. Piinlik, ebamugav. Sellest ei tahtnud sa tõenäoliselt kellelegi rääkida. Aga tegelikult kirjutas õpetaja sinna märkuse sellepärast, et sind manitseda. Et sa järgmine kord seda viga enam ei teeks. Võib-olla õpetaja manitsus kõigi meie peal alati ei toimi, aga kui Jumal meile samamoodi märkuse teeb, siis seda peaksime me väga tõsiselt võtma. Ta armastab meid ning temal on meie jaoks parim plaan. Kindlasti kordades parem kui isegi kõige paremal kooliõpetajal. Ning kui see plaan kiiva hakkab kiskuma, peab Jumal meid manitsema, et me täiesti teelt kõrvale ei kalduks ja tema parim meie elus reaalseks saaks. Peame kahetsema, meelt parandama ja andeks paluma. Mõnikord Jumalalt, tihtipeale ka kas iseendalt või mõnelt kaasinimiselt. Tihtipeale me tahaksime võtta ise selle manitseja rolli. No nii lihtne on näha, mida su sõber või töökaaslane valesti teeb. Manitsemine armastuses on okei, aga see on väga keeruline kunst, mida tasub harrastada ainult siis, kui sa oled 100% kindel, et lõpuks see inimest üles ehitab. Enne kui hakkame inimesi enda ümber kritiseerima ja nende vigu välja tooma, võiksime teha väikse manitsusringi iseendale ja proovida siis iseennast armastuses manitseda. Hea harjutamine enne seda, kui minna teiste kallale. Ma toon teile ka ühe näite. Minu üks sõber laadis rõõmsalt omale igasuguseid filme ja mänge alla. Tegeles piraatlusega. Ühel hetkel ütles püha vaim talle selgelt, et nii ei lähe mitte. Kuna see oli mu sõbra peamine meelelahutuse allikas, siis läks päris kaua aega, enne kui ta Jumalat kuulda võttis. Lõpuks kustutas ta kõik illegaalselt alla laetud mängud, filmid ja muusika ära. Ja see oli keeruline, sest vahepealsel perioodil ei rääkinud püha vaim mitte midagi. Aga lõpuks sai ta uue hingamise. Mõnikord ei pruugi Jumal midagi uut öelda, kui vana pole kuulanud. Ja see, mida Jumal ütleb, on alati hea. Isegi kui alguses tundub, et see ei ole hea. Tänane väljakutse on see, et las Jumal manitseb sind ja kuuletu sellele manitsemisele. Mõtle, kas su elus on mõni teema, kus sa tunned, et tegelikult on Jumal sulle öelnud, et sa pead tegema mõne muudatuse, aga see ei tundu esialgu nii hea idee. Ja palvetame ka koos. Kallis Jumal, aitäh, et sa meid armastad. Aitäh, et sa tahad meile alati parimat ning et sul on meie jaoks kõige paremad plaanid. Palun manitse meid, kui me teeme lolluseid või lähme vastuollu sinu tahtega. Las sinu tahe sündigu. Aamen.